oleme taas jõudnud uue Pesacasti episoodini ja meiega on täna siin Sveta Grigorjeva. Tere! Ma arvan, et küsime sellise kõige pakilisema küsimuse kohe ära, et kes sa oled? Kas ei saanud kergemast küsimusest alustada? Nagu mis filosoofiline nagu vastus sellele nüüd kõlbaks? Kes ma olen? Okei, kui nüüd väga lihtsustada, siis ma olen naisterahvas. Ma just hiljuti kolisin Põhja-Tallinnasse, aga ma armastan väga Lasnamäge ja ma üritan mingil hetkel ikkagi Lasnamäele tagasi minna. Ma olen 2 kassi ema, ma olen noorem teadur Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, lavastaja ja luuletaja ja kriitik. Võtaks niimoodi kokku, kas kõlbab? Kõlbab küll, ja aga räägi natuke enda taustast, enda võib-olla hariduslikust taustast, et kuidas sa oled jõudnud siia, kes sa täna oled? No ikka õppimise läbi. Selles mõttes, et ma olen vist alati olnud selline inimene, kellele väga meeldib õppida ja mulle sobib akadeemia, aga ma alustasin Tallinna Kuristiku gümnaasiumist, selline tavakool Lasnamäel ja sain sealt oma esimese hariduse, pärast läksin ülikooli, alguses läksin referenttoimetamist õppima, ma istusin seal 2 nädalat, ma sain aru, et keele süvaõpe, ortograafia, süntaksid pole absoluutselt minu teema ja kuna mul on selline suhteliselt kompromissitu iseloom, et kui mulle miski ei sobi, ei meeldi, ma jätan selle katki, et ma ei suuda nagu teha asju, mis mulle kuidagi päriselt korda ei lähe. Ja ma tegin eksmati vanemate kurvastuseks, kes arvasid, et no nii, nüüd ma lähen tööle ja ei tee mingit lihttööd elu lõpuni. Aga no ma läksingi tööle, ma läksin bestsellerisse teenindajaks. Samal ajal ma Eesti Tantsuagentuuris käisin tantsimas ja õppimas ja siis sain aru, et tegelikult mulle inimgi meeldib tantsida ja luua koreograafiat. Ja siis ma läksin Tallinna Ülikooli koreograafia erialale, tegin katsed, sain tasuta kohale sisse ja the rest is mingis mõttes hair story. Et pärast läksin magistrit tegema Tallinna Ülikooli, siis mingil hetkel läksin Saksamaale, tegin seal teise magistri, sest ma ei olnud esimese magistriga rahul. Õppisin seal kokku 4 aastat, tulin tagasi ja samal ajal kogu aeg lõin koreograafiaid põhimõtteliselt alates sellest ajast, kui ma olin 21, et siis tuli mu esimene lavastus välja ja nüüd ma olen noorem teadur EMTA-s. Et siuka nagu kui jällegi siuka väga lihtsustatud, utreeritud kaaranda, et see on see minu ikka õppimise kaudu. Mulle tundub, et see on see, et kui noored kuulavad, siis noored õppige. Ma ütlen, et ülikool on ainus viis, kuidas nagu maailmas tegutseda ja edukas olla, aga kindlasti ta nagu lihtsustab mingeid asju. Aga siin ma jällegi nagu soovitaks inimestele ikkagi, et õppige seda, mis teid päriselt nagu huvitab. Et ärge nagu mõelge selle peale, et staatus, raha, et kui te teete asju piisavalt hästi, ükskõik mis erialal te tegelikult hakkate teenima mingil hetkel seda raha, et see on see minu uskumus ikkagi. Sa defineeridki siis ennast luuletaja ja koreograafina? Antud hetkel küll, kuigi mulle endale nagu need sellised kategooriad eriti, selles mõttes ei meeldi, et mul tundub, et ma võin ükskõik mis meediumis mingis mõttes töötada, aga praegu põhilised meediumid, millega ma töötan või mille kaudu meelest väljendun, on siis tekst ja tants või tants on ka laiemalt teater, eks ju, aga jah, need on siis 2 põhilist, ütleme nii, et kirjutamine ja lavastamine. Me enne episoodi ka just siia üles kõndides rääkisime, et kuidas sa mainid enda teostes sellisest tubliks tüdrukuks ja medalistiks olemist, et kas see on nagu selline fantaasia või see päriselt oligi sinu gümnaasiumielu ja koolis ka, et kas olidki see nagu tubli ja kas sinust mõnes mõttes eeldati, et tema läheb arsti või tema läheb õigust õppima? Ja ma mäletan, kui ma ütlesin, ma tegelikult tahtsin ikkagi õppida juba varakult selles mõttes sellist midagi loomingulist, aga ma mäletan, et kui ma lõpetasin keskkooli ära ja ma läksin majandus- ja geograafia õpetaja juurde, et ma lähen kindlasti loomingulist asja õppima, siis oli, issand jumal, ei, sa oled tark tüdruk, ära raiska ennast. Ja see oli selline nagu esimene, et mis mõttes, et niimoodi saab ka mõelda või et kui sa oled selline tark, tubli tüdruk, absoluutselt selline ma olingi nagu oivik for life, midagi pole teha. Et mind esiteks ühelt poolt mind sunniti hästi õppima, aga teiselt poolt mulle tundub, et tüdrukud tihti
eeldatakse paremat õpitulemust, et sa oled selline korralik ja noh, lihtsam on olla selline poisina ikkagi kolmeline, sult ei eeldata midagi eriti, noh, minu venna puhul oli täpselt niimoodi, et mina pidin hästi õppima, tema võis õppida nii, nagu ta tahtis, sest et noh, ta on poiss, eks ju. Jälle sellised soolised stereotüübid, ma arvan, et üsna visad kaduma, et me vaatame näiteks tänast ühiskonda, meil on naised kõik ülaharitud ja mehed alaharitud. Noh, et mis me oleme jõudnud nagu, et naistelt kogu aeg eeldatakse seda, et sa oled nagu on top of the game nagu selles mõttes ja tegelikult me olemegi, me näeme, ühiskond on puhtalt üles ehitatud kuidagi niimoodi, et naised on aina edukamad, targemad, haritumad ja mehed on kuidagi nagu noh, sellised nagu nad on meil. Et aga jah, mul tõesti on see tubli tüdruku sündroom, ma arvan, et väga raske on endiselt sellest lahti saada, et kuidagi nagu noh, ma tunnen, et naisena sa pead kogu aeg nagu mingi ekstra pingutama ja ekstra olema kuidagi selline eeskuju ka veel, et väga raske on noh, kuidagi nagu lasta lõdvaks ennast või niimoodi vabaks, et ja ma ei peagi nagu esiteks kõike ära tegema väga hästi, kõigile meeldima sealjuures veel, aga see on väga keeruline tulema, et mulle tundub, et ma olen pidanud nagu pidevalt nagu seda õppima, kuidas sellest nagu lahti saada, sellest tubliks tüdrukuks olemisest. Ja mulle tundub, et mingis mõttes võib-olla loomingus ma saangi kõige rohkem sellega tegeleda. Et see on see koht, kus ma saan nii-öelda sellist eksperimentaalsemat ja noh, sellist nagu kuidagi nagu teistmoodi olemist harjutada, et jah, et näidata, et ka naised võivad oma luules või loomingus olla kuidagi nagu agressiivsed, nad võivad olla isepäised, ülbed, enesekindlad, absoluutselt mitte tublid, kuigi ka lavastamises ma olen ikkagi selline overachiever, et mulle nagu alati mingi mega moodboardid, eeltööd, tekstid, kõik loetud, et noh, et seal ka ma tunnen, et kui miski mind nagu huvitab, siis ma ei suuda nagu ka alla mingi lati vaata teha asju. Et ja, aga see tubli tüdrukuks olev, no ma ei tea, kas sa ise näiteks tunned, et naisena sul on kuidagi rohkem nagu pressure peal, et ma pean nagu noh, ikkagi noh, näitama eeskuju ja olema kogu aeg selline viieline või on selline suva? No viieline ma kohe kindlasti pole, et aga ma ei tea, see ei ole minu jaoks kuidagi väga saatuslik olnud, et mul on tunne, et ma olen mõnes mõttes sinuga natuke sarnane, et mul on ka kuidagi see mõtteviis, et ma ei pea meeldima inimestele ja las ma teen oma asja ja ma olen noh, ikkagi mulle meeldib ennast nimetada nagu tulihingeliseks feministiks, et kuigi mina tahan minna õigust õppima, minu eesmärk ei ole loometöö, kuigi mulle väga meeldib kirjutada, et siis ma väga mõistan seda soovi mitte olla see klassikaline tubli tüdruk. See on nii värskendav on kuulda, sa oled ju 11. klassi, 11. klassi õpilase suust, et ma olen feminist. Mina sinu vanuselt küll ennast nii määratlen, ma arvan, et ma ei teadnudki sellist sõna, et vaadata, kuidas nagu need arengud on toimunud, on päris huvitav. No okei, ma ei taha ülistada nagu sinu pinnalt kõigile, aga seda on tõesti nagu kuidagi hästi tervislik ja hästi kuidagi nagu sümpaatne kuulda noore tütarlapse / naise suust, et ma olen feminist, tulihingeline feminist, selles on midagi väga toredat ja. Ei, aga selles nii-öelda noortele, just noortele Eesti naistele feminismi sellise pisiku andmisega, ma arvan, et sa oled kindlasti üks minu nagu eeskujusi selles suhtes, et mulle meeldib enda sõpradele öelda, et ma tahan olla Sveta Grigorjeva, kui ma suureks saan. Issand, kui armas. Aga miks? Ma tahaks kohe teada, et no mis eeskuju mina olen siis sulle nagu andnud, et mul endal jällegi tuleb kohe selline enesekriitika, kes hakkab mulle kuidagi niimoodi, et no mis mõttes. Aga mul oleks nagu hea kuulda, et mis see eeskuju sinu jaoks tähendab või mis, sa ei pea nagu minu pinnalt kuidagi nagu põhjendama seda, aga ja et mida sa nagu ootad üldse võib-olla ka sellistelt noh, naistelt, kes loovad või ei loo või üldse nagu kuidagi nagu avalikkuses sõna võtvatelt inimestelt ei pea isegi võib-olla soospetsiifiline olema. No ma arvan, et ma siis võtangi nagu sinu näite hetkel. Mulle esiteks meeldib see, et sa oled väga lihtsalt shamelessly sina. Et kui ma loen kas või sinu loomingut, mul on praegu ka 2 raamatut kaasas, Frankenstein ja Glitter on anarhist, ma pärast tahaks autogrammi, aga et sa oled nii shamelessly sina ja mis mulle just eriti on silma jäänud, mida ma enda puhul ka üritan nii-öelda talletada, on see, et ma võin olla feminist, ma võin olla maskuliinne, aga samas selle kõige juures mulle meeldib kanda ehteid, mulle meeldib kanda roosat, teha meiki, ma vahepeal olen siin bussis näinud, sul on nii nagu... Ma olen mimmu täielik! Sa oled mimmu ja see on ka, kusjuures, kui ma mõtlesin meie intervjuu peale, ma mõtlesin selle peale, kuidas sa nagu nii
sa nagu omad seda mimmutamist ja kuidas see on nii lahe, sest mulle ka meeldib mimmutada, aga mulle meeldib selle kõige juures olla ikkagi nagu sõnakas ja panna inimesi, võib-olla see on isegi hea, et ma ei meeldi mõnele inimesele, eks ole, ja just tundagi seda, et ma ei pea meeldima kõigile ja kas peab meeldima kõigile. Ja no selles mõttes on see kõigile meeldimise püüd on ka täiesti mõttetu, sest et kõigile ei ole võimalik meeldida tegelikult. Ja kui me räägime loomingust või ka õigusest või ükskõik mis tegelikult erialast, mida parem sa oma töös oled, seda rohkem on sul tegelikult vaenlasi, seda rohkem on sul selliseid hästi tulihingelisi kriitikuid, kes noh, ja eriti veel siis, kui sa oled selline noh, ütleme nii, noh, kuidas ma ütlen? Mimmu samal ajal, vot see ongi see, et mulle tundub, et see, mida sa kirjeldasid, ongi selline nagu pinge väljas olemine. Et tihtipeale nagu, ja see ei ole üldse soospetsiifiline, eeldatakse inimeselt ikkagi seda, et kui sa oled feminist, see tähendab näiteks noh, hästi selline stereotüüpne mõtlemine, et sa oled, ma ei tea, kiilakas, et mehevihkaja. Ja meeste vihka absoluutselt, et mis ei ole tõsi, eks ju, et see, aga nagu hästi lihtsalt on nagu, noh, hästi hea kuidagi lihtsustada, vaata. Aga kui sa asud selles pingeväljas, kui sa feministina ei ole see, ei mahu sellesse ühte raami, siis seda enam mulle tundub, sa nagu tekitad sellist kummastust ja inimestes sellist trotsi ja eriti veel, kui sa oled selline nagu vaba inimene, kui sa tunned ennast kehas hästi või sa üritad kuidagi mudida ennast kogu aeg nagu sellesse kehasse või olekusse või olemisse, kus sa tunned ennast veel paremini, veel vabamalt, et sa ei kardagi vaata nagu mingisugust kriitikat avaldada, sa ei karda kuidagi nagu iseenese suhtes võtta mingisuguseid selliseid kriitilisi arvamusi teiste suhtes, et see kõik on väga mitmele inimesele tihtipeale pinnuks silmas, sellepärast, et nad ei ole lihtsalt oma kehas, oma olemises, oma olekus nii vabad veel. Ja võt noh, et sellest on keeruline nagu aru saada inimestel tihtipeale. Aga noh, see ongi, see eeldab inimestelt nagu ka enesetööd, vaata, et ühelt poolt muidugi meil on nagu ühiskond, mis seab teatud raamid, et noh, et mõni inimene ei saagi vaata olla oma parim versioon endast, sest et tal ei olnud mingisugust noh, ütleme nii head keskkonda, kus kasvada, head haridust, häid inimesi ümberringi, eks ju, et see kõik ka mõjutab, aga kui inimesel on need asjad ka täidetud, siis mulle tundub, et tihtipeale siis jääbki nagu see, et nüüd ma võin ise ka ju panustada oma arengusse, oma nagu lugemusse, mis iganes. Et ja kõik need asjad noh, lõpuks tegelevadki sellise noh, vabama inimese loomega. Ja mida vabam sa oled, no seda rohkem sa tekitad, ma ütlen, sellist trotsi inimestest, sest et tegelikult see, mis neid häirib, ei ole sina, vaid see, et nad ise pole nii vabad. Noh, mulle vähemalt tundub see niimoodi tänasel päeval. No meie vestlus on väga läinud selle peale, et kuidas siis nagu tegeledagi selle kriitikaga, et kui sa ei meeldi inimestele. Ja mul on tunne, et noh, et you've got it figured out. Realistlikult, olles ka inimene, ma mõistan, et noh, tegelikult keegi ei ole kunagi täiesti immuunne kriitikale, aga sa ikkagi nagu särad sellena, kes sa ise oled. Et nagu, mis oleks võib-olla nõuanne minu vanustele, mis ma olen praegu värskelt 18 saanud, eriti võib-olla just ka naistele või tegelikult ka meestele pole ju vahet, et kuidas siis nagu täielikult omada seda, kes sina ise oled ja võib-olla kuulata seda kriitikat, aga selle juures püsida ratsionaalne ja aru saada, mis on aus kriitika, mida peaks kuulda võtma ja mis on lihtsalt sihuke lahmamine. No vot, see konstruktiivne kriitika ongi nagu üks külg, vaata, et kui ta on konstruktiivne, siis seda ongi võimalik tegelikult nagu võtta, seedida ja siis kuidagi nagu jah, omastada ja siis selle kaudu siis muutuda näiteks paremaks inimeseks, paremaks loojaks, mis iganes. Aga tihtipeale jah, see kriitika on selline lahmiv selle asemel, et kuidagi noh, tõesti võib-olla osutada pimetähtmidele, mis meil kõigil on absoluutselt või mingisugune privileegi pimedusele ka, et lihtsalt inimesed tahavad halvasti sulle öelda ja siis nad nagu selle kaudu noh, jah, tegelikult ma tundub, nad räägivad eneseootustest sulle, nad ei räägi isegi tihtipeale teosest või minust, nad räägivad eneseootustest minule. Jällegi, nad räägivad endast, eks ju, millega tuleb arvestada. Et võib-olla esimese asjana ma ütleks, et esiteks, kui teid kritiseeritakse, see ei ole maailma lõpp, sellepärast, et ma ütlen, nii kui te avalikkuses midagi teete, siis kriitikud tuleb nagunii. Ja selles osas tuleb tegelikult mingis mõttes varakult hakata nagu sellist paksu nahka endale kasvatama, et on inimesi, kellele te ei hakka kunagi meeldima, on inimesi, kellele te meeldite aga päeva lõpuks te peate nagu selles mõttes teadma seda, et kui te tegelete asjadega, mille suhtes te tunnete, et
teil on drive, te tahate seda teha, te südametunnistus ei anna teile rahu, kui te ei tee seda, te teete südamest asju, siis tegelikult see kriitika teid ei saa niivõrd puudutada selles plaanis. Aga muidugi ma ütlen, see on nagu elukestev protsess, et ka mina, kes ma olen oma elus päris palju kriitikat saanud, ma ei saa öelda, et ma olen nagu täiesti immuunne selles osas, aga siis mul tuleb lihtsalt meelde, et ma vaatan oma riiulis olevaid raamatuid, neid on nagu meeletult palju. Ma ütlen, ma võin praegu keskenduda sellele, et keegi kuskil ütles mulle, üks inimene kuskil ütles mulle jälle kuskil arvustus halvasti, või ma võin tegeleda tegelikult enesearendamisega ja lugeda kõiki neid raamatuid, käia teatris, saada sõprade kokku, et tegeleda muude asjadega. Et jälle see, millele me anname oma energiat, sest tõenäoliselt see inimene, kes kirjutas meist halvasti, ta tahabki seda, et me mõtleks selle peale. Aga ärme mõtle selle peale ja ta on eos juba kaotanud. Et jällegi, aga ma ütlen, et konstruktiivset kriitikat ei tasu nagu karta, et lihtsalt jah, see viis, kuidas inimesed tihtipeale mingisuguseid asju nagu sõnastavad, võib meile tihtipeale ka haiget teha, aga siis, kui ta ei ole väga kriitiline, aga siis tulebki nagu lihtsalt aru saada, et see on inimese enda kohtumine sinu teosega, sinu tegudega, mis iganes, ja see ei räägi lõpuni sinust ega sinu teosest tegelikult, see räägib selle inimese kohtumisest, kas siis selle teosega või tegudega ja tema enda eeldustest ja jällegi sellest, kust tema tuleb. Et lugeda välja seal tihtipeale teist inimest ennast kui seda, et kommentaari enda tööle. Aga jah, ma ütlen, et see on keeruline, et see ei ole miski, millesse ma, see on miski asi, mis on elukestev protsess, ei lõppe kunagi ära, et mul on nüüd mind ei kuti absoluutselt kellegi arvamus, see on võimatu, aga siis tulebki nagu kuidagi nagu rahu teha sellega, kui sa oled võtnud nõuks avalikkuses midagi teha, olla luuletaja, olla jurist, olla teadlane, ükskõik mis, kes võtab avalikkuses sõna, kriitika on paratamatu. Aga sa ei pea sellesse kinni jääma, sest alati on inimesi, kes on sinu poolel, alati on inimesi, kes saavad aru, kes võtavad seda sinu olemasolemist ka kui sellist julgustust, kingitust, kes asetavad selle tõesti nagu kuidagi küpselt mingisugusesse konteksti ja pigem siis keskenduda sellele. Et see on hästi huvitav, et ma olen ka täheldanud, et teed näiteks lavastuse. Ja siis on nii, et tuleb 10 arvustust, 10 arvustust on liiga palju, aga ujutame ette, spekuleerime. Ja siis on niimoodi, et 9 on sellisest võib-olla nagu meeletult positiivsed ja siis 1 ütleb sulle väga halvasti ja siis millegipärast on tents hakata nagu selle, kuidagi võtta see 1 just see tõe pähe. Vot tema praegu ütles ja sa võtad seda südamesse, mis see on hästi tobe, et mõnikord, kui ma olen nagu täheldanud, et tõesti, et sa võtad seda, muidu ülejäänud foon on selline positiivne ja keegi kuskil nurgas toriseb, siis sa hakkad seda kuidagi, sa võtad seda torisejat kõige kuidagi nagu tõsisemalt või tugevamalt ja ma arvan, et see on ka viga, et keskenduda tuleb sellele positiivsele foonile, et isegi kui need toriseid on, siis mitte anda neile nii palju ulatust ja ulatuvust sinu enda mõtetes ja sinu enda nagu vaimses olekus, et see on nagu lihtsalt tervislik, aga jah, seda on raske teha, sest et eriti kui sa oled veel enesekriitiline inimene, kes me kõik oleme, eks ju, rohkemalt vähem, siis loomulikult sa tahad uskuda häid arvustusi, aga samal ajal muidugi alati kripeldab, et aga äkki neil ongi õigus, äkki ma olengi nii halb kunstnik, äkki ma olengi nii halb inimene, aga ma arvan, at the end of the day peab lihtsalt nagu aru saama, et ei, neil ei ole tegelikult õigus. Aga kas sa tunned, et sa saad ebaproportsionaalselt palju kriitikat lihtsalt sellepärast, et sa oled naine ja sa oled enesekindel naine ja sa oled häälekas naine? Absoluutselt ja mulle tundub, et see on absoluutselt nii. Just seesama pingaväljas olemine ikkagi, et sa oled naine, sa feministina ei mahu mingisugustesse raamidesse, eks ju. Mulle meeldib ka väga naiselikkus, eks ju, samal ma olen nagu siuke tomboy ja siis naiselik ja mimmu ja avaldan arvamust, teen sellist, elan natukene nagu naisele võib-olla mitte sellist klassikalisemat elu, et loomulikult siis sa ei mahu mingisugustesse nagu stereotüüpidesse ja maailm, mis on ikkagi minu jaoks ikka suhteliselt patriarhaalne, ehk siis eeldus naistele on väga, et sa pead teatud moodi välja nägema, teatud moodi olema ja kuidagi nagu aina konservatiivsemaks muutuvas maailmas need soostereotüübid lähevad veel jäigemaks, et siis kui sa nagu nendele ka ei vasta, siis loomulikult ükskõik mis sa ei tee, sa astud kogu aeg kellegi konnasilmadele ikkagi ja siis loomulikult see tekitab reaktsiooni. Aga jah, ma ütlen, mul on nagu vedanud selles mõttes, et jälle lugemine on mind aidanud väga palju, et ja oma nagu selline lähedaste nagu tugi ka, et on alati inimesi, mul tundub tegelikult meil kõigil, kes suudavad meid kuidagi nagu
jälle maa peale tagasi öelda, et kuule, et neil inimestel ei ole õigus, eks ju, et sa ei pea sellega praegu üldse sedasi nii suures plaanis tegelema. Et tegelikult on hästi oluline, et need inimesed oleks, need toredad lähedased, kellega sa saad seal rändida ja asju nagu konstruktiivselt võtta. Ja samal ajal, kui su enese selline arusaam, et tegelikult kui andsid praegu oma parima, siis ongi kõik hästi. Noh, sest et alati on kadedad inimesi, eks ju, et see on jälle, mulle tundub meie ühiskond nagu vahepeal selline, et võib-olla nagu Eesti laiemalt ka, et kuigi me oleme nagu väike kultuur, võiks kõigile nagu pöialt hoida, vaata, võiks kuidagi nagu, et üks võidab, mina võidan, et see kõik on nagu üks tegelikult vaata, et me kuidagi asetaks veel teineteist kuidagi nagu rohkem pjedestaalile, aga tihtipeale ma näen, et kui sa ikkagi võtad kuidagi nagu sõna ja siis oled ka veel edukas mingites asjades ja sa oled siuke ka veel enesekindel naine, siis see on nagu täiesti no go, et jumala eest, et noh, sa pead hästi alandliku peab olema. Mul on nagu, no jaa, aga ma olengi alandlik, aga kogu aeg ei saa nagu sellise nagu näo ja tegudega ringi käia, et mis mina, ja aitäh kõige eest, et ma tean, ma olen ise ka piisavalt palju asju teinud selleks, et tunda ennast nagu hästi, ja see ei tule ka kergelt üldse, aga jah, see on see, et ma ütlen, et kui me näeme, et teine inimene on natuke nagu kuidagi nagu vabam olekus ja ta särab kuidagi ja ta ei karda mingeid asju, siis ma ütlen, me tegelikult tahaks ise olla samasugused, aga meil on lihtsalt mõelda, sina oled nii, noh, et me nagu viskame oma hirme nagu projitseerime tegelikult teisele inimesele, et selle asemel, et tegeleda iseendaga. Noh, ma ei kujuta ette, et ma ei läheks kuskile anonüümsesse kommentaariumisse kirjutama kellegi kohta, aga ometigi meil on selliseid inimesi olemas. Noh, inimlikult mul on nagu kahju, ma nagu püüan aru saada, et kus tekib nagu selline asi üldse. Noh, ühed on trollid jah, aga mingi osa inimestest ikkagi istub seal ja kirjutab väga nagu kurja, väga õeled kommentaare. Ja ma nagu ise, noh, ühelt poolt sa võid ju solvuda, aga teisest plaanist sa võid mõelda, et aga nagu mis on inimestel puudu, et mis nagu on vajaka, et me kõik, noh, kõik võib-olla ei ole võimalik, aga suurem osa ühiskonnast ikkagi tunneks ennast nagu hästi. Et mulle tundub, et see mulle inimesena, kodanikuna, loojana on alati olnud oluline, et kuidagi nagu näha nagu kaugemale ka iseenda heaolust, et tihtipeale ongi see huvitav, et kui ma räägin millestki, kirjutan näiteks ühiskonnas, siis tullakse mulle ütlema, aga sul on ju kõik nii hästi, et miks sa nagu kogu aeg nagu nõuad mingeid asju, aga ma nõuan neid asju endale. Ma räägin mitte teiste inimeste nagu eest, aga ma nagu märkan, et mingi ebavõrdsus on olemas, eks ju, mingi stardipakett on erinev, ma osutan sellele tähelepanu, ma üritan olla solidaarne inimestega, aga jah, tihtipeale see on see, et aga Sveta, sul on kõik olemas, oled reisinud, oled, ma ei tea, heas koolis ka käinud, tralala, et mis sa nagu vingud, et aga see ei ole nagu üldse see, et ma ei räägigi tihtipeale üldse endast, aga taandatakse kriitika ikka nagu minule, ja siis sul ei ole nagu justkui õigust nagu rääkida nendest asjadest, mis mulle tundub ka tobe, sellepärast, et mulle tundub, et kui sul on asjad nagu suhteliselt hästi, meil on tegelikult kõigil kohustus oma ligimeste, oma nagu kaaskondset ees vaadata, kuidas teisel läheb, ka kuidas naabril läheb, kuidas naabril läheb, kuidas mitte ainult minu perekonnal ja suguvõsal läheb, vaid laiemalt läheb inimestel, kellega ma pole näiteks veresuguluses, aga kellega ma jagan seda ühiskonda. Ja et see on nagu normaalne, et me mõtleme kuidagi nagu empaatiliselt ja laiemalt ja kuidagi solidaarselt, mitte nii, et minul on hästi, pühin nagu käed puhtaks ja väga hea next, et noh, minu järgmine projekt, et ma ei mõtlegi üldse selle peale, et mis elu teised elavad. Et sedasi ma kahjuks nagu mina isiklikult ei oska niimoodi elada. Ja. Sa mainid, et peaks kindlasti nagu enda ümber olevate inimestest hoolitsema, aga kas sa ka tunned, et kunstnikuna on kohustus rääkida ühiskonnas esinevatest probleemidest? No ühelt poolt ma tahaks tegelikult nagu kuidagi kultuuri näha sellisena, et tal ei ole kohustust, et ta on juba piisav sellena, mis ta on. Aga teises mõttes mulle tundub, et kunst võiks asetuda ikkagi laiemalt mingisugusesse ühiskondliku konteksti. Ja mulle tundub, et päris sellist asja, et ühel pool meil on näiteks kunst ja teisel pool on poliitika, ühiskond, et noh, et me panime ukse kinni, eks, et seal väljaspool on ühiskond, siin me teeme kunsti näiteks, et see ei päde, tegelikult need asjad on omal põimunud. No näiteks nagu samamoodi sport ja poliitika on omal põimunud. Et nüüd me nagu sõjataustal saame sellest aru, eks ju, aga tihtipeale just kriisides mulle tundub, me saame nagu aru, et asjad on omal seotud, aga väljaspool kriisi on kõik siuke, ei, siin on kunst, siin on tema on apoliitiline, ja siis on sport, see on ka apoliitiline, tegelikult sellist asja minu jaoks ei ole üldse apoliitilisust kui sellist olemas, aga
kunst ei pea olema poliitiline selles plaanis, et ta ei pea olema kuidagi päevapoliitikaga tegelev, aga ma ise võib-olla nagu olen või üritan vähemalt olla selline kunstnik, kes on nagu teadlik mingisugustest võimustruktuuridest, mille sees ma opereerin. Näiteks, et ma ei tee lavastust, mis juurutab juba näiteks mingeid olemasolevaid tõdesid, et kuidagi nagu pakkuda mingit vastunarratiivi või mingisugust sellist teistmoodi rada, et jah, et mulle endale meeldib kuidagi nagu kontrat pakkuda oma kunstiga või kuidagi nagu mingit, kas ta on just nagu täiesti nagu vastuhääl millelegi, aga ta näitab, et nii saab ka tegelikult maailmas olla, mõelda, armastada, opereerida, mis iganes. Et jah, mulle kuidagi nagu selle nagu, et on olemas nagu mingid põhinarratiivid, mulle meeldib alati kuidagi nagu seda kõrvalist teed kuidagi käia ja juurutada. Et selles plaanis ma arvan, see on poliitiline, et jah, et panna omaga nagu pilk ja oma nagu energia kuskile mingitesse nagu teemadesse, gruppidesse, mis ei saa võib-olla nii palju tähelepanu meie televisioonis, meedias, kus iganes. Et ma arvan, et see võiks olla küll nagu selline ideaal, mille poole püüelda, et sa lihtsalt ei loo vaakumis, sest see ei ole võimalik. Et sa võid arvata, et sa lood näiteks, teed näiteks teatrietenduse, lavastuse, mis räägib näiteks armastusest, eks ju. Ja seal laval me näeme näiteks meesterahvast, naisterahvast ja siis see on selline nagu heteronormatiivne ja me mõtleme, see on nagu apoliitiline, tegelikult ta on ju poliitiline, aga kuna me näeme seda nii palju igalt poolt nagu maast madalast, eks ju, siis me tunneme, et see on nagu loomulik, vaata, tegelikult ei pruugi olla, kväärid inimest ei ole loomulik, eks ju, aga kuna me näeme seda igal pool, siis me nagu kuidagi a priori peame seda siukseks neutraalseks, et mitte neutraalne on siis näiteks kväärarmastus, mis jällegi mina ei ole sellega nõus, et aga lihtsalt nagu kvääridest ei räägita nii palju ja mulle tundub, et jällegi mitte kuidagi nagu heterona võtta nagu nende eest sõna, aga mõelda, et kuidas näiteks saab pakkuda mingisugust solidaarsust või raami, kus kväärid inimesed saaks rääkida näiteks armastuse teemadel, vaimse tervise teemadel, kuuluvuse teemadel ja nii edasi. Et eriti ja ma ütlen, kui sul on mingi privileeg, mis mulle tundub, et näiteks kui sa oled hetero, siis sul on privileeg kvääride inimeste ees, ma arvan, et tegelikult see on nagu kohustus mingis mõttes minul tegelikult ka nagu aidata seda kogukonda, kuidagi nagu ma ütlen, et mitte kuidagi aproprieerida seda, vaid lihtsalt nagu proovida nagu aru saada, mida mul on võimalik teha, et näiteks neid kuidagi nagu rohkem ühiskonna debatti kaasata. Näiteks jällegi see ei pea kunst olema, aga võib jälle kunst olla. Sa oled avanud enda loomingu põhimõtteid mõnes mõttes, et mis teemasid sa kõige rohkem puudutad, aga kui on inimene, kes ei ole tutvunud sinu loominguga, sinu lavastustega või luulega või arvustustega, siis mis oleks selline üks hea kättesaadav teos sinu poolt siis, sinu loodud, millega inimene võiks tutvuda, et tutvuda Svetaga, üleüldiselt selline Sveta Grigorjeva starter pack raamatus. Milline see oleks? Ega ma nüüd neid raamatuid nii palju ka nagu välja andnud ei ole, aga ma arvan, võib-olla Frankenstein on ikkagi selline, mida ma soovitaks, et kuigi võib-olla keskardab Sveta Grigorjevat võib-olla isegi ka, et näha mingit kaart, et kuidas inimene on arenenud, et ma olen ikkagi arenemisvõimeline, nagu me kõik, aga võib-olla Franki selles mõttes, et Franki ta on praegu aktuaalne teos, ta kätkeb ka endas minust päris palju selliseid feministlikke teemasid, ta räägib loomulikult ka sõjast, sellepärast, et ma ütlen, ma ei ole selline looja, kes suudab nagu panna teleka või mingi sotsiaalmeedia kinni hakata mingi igavikult sel teemadel luuletama, kui nagu ilmselgelt psüühe tegeleb mingite muude asjadega, eks ju. Et aga Frankenstein ja keskardab Sveta Grigorjevat on võib-olla nagu sellised head raamatud, kuigi ma olen kuulnud, et American Beauty on just hästi paljudele noortele kuidagi nagu selline kõige parem teos minu teostest tutvumiseks. Aga et nii, et selles mõttes ma nagu ütlen, et mis iganes kättesaadav on, võtke see ja ärge ehmuge ära, vaid pangegi mingisugune selline ma ütlen, Grigorjeva filter ette, et nii saab ka luuletada, nii saab ka mõelda. Aga muidugi, kui te saate vihaseks või kui teile hullult meeldib, see on ka hea, sest mulle tundub, et tihtipeale ma ise näiteks tajun, et lähed vaatama midagi, lähed lugema midagi ja vahepeal ajavad mingid asjad mega närvi, aga need jäävad meelde. Et sa oled nagu 10 aastat hiljem, sa mingi teised kõik asjad, mis sulle meeldisid, need lähevad kuidagi nagu taustal. Siis on mingi üks teos, mis täiega ajas närvi ja see on siiamaani mul meeles, et see nagu et mõnikord on nagu hea nagu mõelda ka, miks mind näiteks nagu kuidagi kriipis see teos või miks ta kuidagi ei meeldinud mulle.
et tegeleda ka iseendaga selles plaanis. Aga jaa, noh, üldiselt ma arvan, kunst võiks tekitada mingisugust nagu emotsiooni, mingisugust sellist no kuidagi lahti raputada natukene mingist mugavustsoonist, et ma ise otsin ka tihtipeale selliseid teoseid, mis natuke, et avavad mus midagi, mida ma arvasin endas mitte olevat, mingisugust kui mõtlemist või mingisugust, ma ei tea, kujutlusvõimet, mis iganes, isegi mingit tunnet. Aga et jah, et mingid asjad, mis on nagu võimelised meid kuidagi nagu heas mõttes nagu nihkesse lööma, et me kuidagi nagu kaldume oma tavalisest mõtlemisest kas või korraks eemale, et kes avavad me silmi mingi teistsugususele või teistsugusele olemisele, teistsugusele mõtlemisele, et see ka tegelikult ju nagu kasvatab empaatiat, kasvatab sellist jällegi kole sõna sallivust, aga noh, meil ei ole nagu paremat praegu, et aga jaa, et ma nagu ikkagi suudan kuidagi hoomata laiemat pilti kui see, millega ma olen kogu aeg igapäevaselt tuttav. Et ma arvan, kunst on nagu väga hea kohtuda iseendaga hoopis teistsugustel tingimustel ja mida rohkem me käime, mida erinevamat kusjuures kunsti ja samamoodi raamatutega, mida erinevamaid teoseid me loeme, seda parem, sest siis me saame nagu hästi palju kuidagi nagu erinevaid stilistilisi registreid, esteetilisi registreid nagu kogeda ja vot see kõik avab minu jaoks meid aina rohkem, sest kui me loeme ainult asju, mis meile meeldivad, siis me tallame kogu ühte sama rada, et me ei saa tegelikult targemaks, et mingis mõttes, et mulle tundub, me võime aastas isegi lugeda 100 raamatut, aga kui need raamatud kõik ainult kinnitavad seda, mida me juba teame, nad tegelikult meid pikemas perspektiivis ei arenda, mis tähendab seda, et mida ma soovitan, see lugege võimalikult erinevaid raamatuid. Nad võivad olla populaarteaduslikud, lugege luulet, lugege proosat, lugege akadeemilist kirjandust, lugege räpitekste, analüüsige, et see ei pea olema isegi mingisugune või kuulake podcast'e, et selles mõttes või kuulake audioraamatuid, absoluutselt minust üks tore asi, kui viitsi lugeda, siis võib tänasel päeval kuulata, mis nii paljud raamatud on nagu erinevates äppides olemas. Et aga jah, et kogege erinevaid asju, sest siis me areneme ja siis me võime aastas, mulle tundub, 10 asja tegelikult läbi nagu töötada. Ja see on lõppude lõpuks arendavam kui see, kui me loeme 100 asja, mis on kõik ainult täpselt samasugused. Et noh, ainult luule, mis on riimis, luule, mis räägib igavikulistel või näiteks looduse teemadel. Kui me oleme ainult 100 sihukest teost, siis me ei arene, aga kui me oleme 10 erinevat nagu luulekogu, mis räägivad erinevatest asjadest, nende keeleline register on erinev, uskuge mind, see arendab palju rohkem lõpuks, et jah, et see erinevus on oluline. Kui sa saaksid soovitada, võib-olla võtamegi ühe podcasti, ühe nii-öelda ilukirjandusteose või siis üks jutukese ja ühe luulekogu, just võib-olla kuulajale, gümnaasiumiõpilase, kellel on suvi tulemas ja vaba aeg, aga samas ikkagi soov silmaringi laiendada ja just seda kultuurilist ja kunstilist tunnetust nagu avardada, siis mis need oleks? Kus just kunstilist tunnetust, selle peale peab natuke mõtlema, aga on selline podcast, mida ajab Laura Kurs, mille nimi on Kuidas sa lilleke siia said. Ja see on küll selline, mis minu arvates väga toredasti avab erinevaid teemasid, kas siis, ma ei tea, keha positiivsusest rääkides või ma ei tea, kas või puudega inimestest rääkides, et ta nagu selles mõttes intervjueerib hästi erinevaid inimesi. Ka mina olen seal podcastis käinud ja Laura on selline inimene, kes valmistub hullult ette alati ja podcast on selline pikem, et jõuab nagu avada ka neid mõtteid, et see on võib-olla ühiskondlikus mõttes selline podcast, mida ma soovitan kuulata, et ta kindlasti nagu jah, harib päris toredasti. Inglisekeelses maailmas ma soovitaks sellist podcasti nagu Into the Wild, mis räägib loodusest, mis räägib inimese nagu seotusest, loodusega, jällegi kehaga, kehalisusega, et jah, see on selline ka, ma ütleks, hästi hariv, et see, ta on küll inglise keel, aga ma arvan, me kõik noored eriti räägite inglise keelt, ma arvan, nagunii jumala hästi. Et ja Into the Wild on võib-olla üks asi, mida ma soovitaks kindlasti. Ma ise kuulan seda üle tihtipeale, et seal räägitakse tõesti väga erinevatel teemadel, aga kõik on nagu huvitav ja jällegi ta nagu tekitab sellist kuidagi nagu empaatilist, sellist, see on empaatiline lähenemine, kuidas tihtipeale seal intervjueeritakse või mingitest teemadest räägitakse, et ta nagu avardab jälle meile sellist ühiskondlikku mõtlemist, et kuidas võiks mõelda, ükskõik millest, see võib olla loodus, see võib olla armastus, see võib olla töö, et kuidas nagu mõelda töös teisiti näiteks, et mingid sellised asjad.
jah, aga kunsti ja kultuuri osas ja ma pean mõtlema, mis need podcast'id meil on, sest mulle tundub, et need podcast'id, mis on nagu vanemate inimeste omad, neid ma kindlasti ei soovitaks. Ma ei hakka nende nimesid nimetama, et on nii halva. Mis need vanemate inimeste podcast'id? Vanemad inimesed, ei lihtsalt, ma ei hakka igaks juhuks halba nagu reklaami tegema. Okay. Aga ma tean, et näiteks kas see oli EKA või KKM-il, ma ei mäleta, kas Eesti Kunstiakadeemia on üks noorte podcast, mis tegeleb noorte kriitikaga, noorte kunstikriitikaga, aga mul ei ole nüüd meeles, mis selle nimi on, aga üks asi, mis ma noortele ikkagi soovitan, on Värske Rõhk. Jällegi mingi asi, et must Värske Rõhk on täiesti mingi uuele tasemele jõudnud, et ma räägin sellest igale pool, kus ma olen nagu käinud viimasel ajal, sest kriitika, kuidas noored kirjutavad, on minust nagu see areng on nagu nii kuidagi hüppeline olnud, et mul on mina omal ajal, mis ma tegin, ma käisin Stiina pidudel ja vaatasin filme Hilary Duffist, mitte ei mõelnud seal Deleuze'ist ja ma ei tea millest, aga need tänased nagu need kriitikud, need on nagu minu arust täiesti mingi teine tase. Samamoodi, kuidas noored kirjutavad, et võiks ju mõelda, et ma ei viitsi lugeda, tegelikult vastupidi, noored kirjutavad nii hästi ja nii huvitavad, et või üldse nagu vaadata, et kuidas mõtleb tänapäeva noor, eks ju, muidu võid ju eeldada, tegelikult ei tea, et jälle üks koht või kui ise kirjutada, mulle tundub, et nende toimetus näiteks annab alati väga konstruktiivset kriitikat, et jällegi, et see Värske Rõhu nagu olemasolu on minust väga tore, et ma julgustaks nagu ka sinna oma tekste saatma noortel, et isegi kui esimene kord teid avaldada, saate tagasiside ja minuga näiteks juhtus nii, et ma saatsin kunagi, kui ma olin natuke vanem ikka kui sina, ma saatsin 70 teksti, ma arvasin, kõik kohe avaldatakse, ma olen geenius. Siis avaldati ainult 2 ja siis ma olin nii salmunud, ma nagu, kuidas nad julgevad, ma olen geenius. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei kirjuta ühtegi teksti, geenius, keda ei mõisteta omal eluajal. Siis ikkagi juhtus, et ma kirjutasin, aga siis järgmine, kui ma saatsin oli aasta hiljem, ma saatsin 7 teksti, ma olin natuke targem ja siis need kõik avaldati, aga ma nagu ise tundsin, et tegelikult see konstruktiivne kriitika, see ongi see vahe, et isegi kui ma solvusin, tagantjärele ma saan aru, et see oli konstruktiivne kriitika ja nad andsid ikkagi mõiste, et jah, mingid read on säravad, aga mingite asjadega peaks tööd tegema. Ja see ongi asi, et kas sa teed või ei tee, eks ju, et esimene tunne võib-olla solvumine, aga mingil hetkel saad aru, et kurjam, neil on ikkagi mingis plaanis ju õigus, et siis peakski rohkem lugema, rohkem nagu kirjutama, et tekiks mingisugune ka nagu küpsem tekst. Ja siis tekkiski see, et selles mõttes jällegi ma julgustan nagu seda tagasisidet ka, kuidas ma ütlen, jällegi konstruktiivselt võtta noorena, see on kindlasti nagu natuke keerulisem, mis noorena, toon praegugi keeruline mõnikord konstruktiivset tagasisidet võtta normaalselt, aga üks hetk rahuned maha, saad aru, et inimestel võib olla ikkagi õigus, et ei ole päris nii, et kohe hakkama raamatut avaldama ja siis lihtsalt rahulikult lasta edasi ja teha oma asja tegelikult, et mingil hetkel tegelikult sa muutud paremaks, mis on nagu tore. Et iseenesest lihtsalt anda endale nagu ruumi ka eksida, et mis me tihtipeale ei tee, on see, et me eeldame, et me peame kohe kõik ära tegema, see ei ole nii. Et väga okei on eksida, väga okei on teha nagu asju, mis võib-olla ei ole kõige paremad, aga tegemise käigus asjad muutuvad paremaks. Ehk siis mitte lihtsalt nagu lüüa käega ja öelda, vot nii, kõik enam ühtegi asja ei tee või isegi kui sa tunned nii, siis ikka tee edasi, loe edasi, mõtle edasi, katseta edasi, et see ei pea olema kunst, eks ju. Aga just see, et ärge olge enda vastu hästi väga kriitilised, eriti mida nooremad te olete, seda rohkem nagu ma julgustaks just eksperimenteerima ja mingis mõttes isegi failima, sest see on see, kust me õpime kõige rohkem tihtipeale. Et ärge kartke jah, kuidagi nagu läbi kukkuda milleski. Ma tundub tihtipeale läbikukkumised on lõpuks kõige rohkem arendavamad. Et see selline, ja kusjuures ka kriitika saamine, sest ma olen tagantjärele aru saanud, et võib-olla, kui ma ei oleks omal ajal tegelikult saanud näiteks pärast debüütkogu ilmumist nii palju kriitikat, mul ei oleks ka seda trotsi tekkinud, et ma näitan veel neile, milleks ma võimeline olen. Oleks ma saanud kohe mingit žürii ja ma ei tea, mis prize'id ja preemiad ja võib-olla ma oleks ära mugavnenud, sest et ma olen ka loomult ikkagi just laisk liisu. Aga just see, et mulle ei antud võimalust selliseks mugavnemiseks. Ma tundsin, et neil inimestel pole minu suhtes ja minu loomingu suhtes õigus ja ma näitan neile üks päev, et teil ei ole õigus.
töös ja vot ma tunnen, et see tegelikult on väga hea drive. Et ärge nagu jah, võib-olla nagu isegi kartke kriitikat, see at the end of the day, see võib olla väga hea, sest et te lihtsalt olete enda suhtes kuidagi nagu mingis plaanis karmimad ja see ei pruugi olla halb. See ei pruugi olla halb. Selles mõttes, et kui see alati nii on, siis on see juba teine asi, eks ju. Aga ma arvan, et see kriitika vastupidi paneb tihtipeale veel nagu paremini tööle. Et ma ise vahepeal vaatan neid noori, kes saavad kohe hästi palju tunnustust ja siis ma mingi, ei, see ei ole tegelikult nii hea. Et muidugi mitte kõik noored ei hakka kohe ära mugavnema, seda ma ka ei usu. Aga tihtipeale me nagu jah, et eriti näed, et kui on tõesti nagu väga selline loomulikult andekas inimene, kes võib-olla ei peagi nii palju kuidagi nagu ma ei tea, seal lugema või tegema, aga et kui ta saab hästi palju mingit auhinda alguses, siis ma mingi ei, tegelikult mõne auhinna võib anda, aga ärme nagu üle auhinda, sellepärast et siis võib-olla ei tea. Aga lihtsalt ma räägin enda pinnalt, eks ju, võib tekkida selline Laisa-Liisu sündroom, kus ta mingi, ma ei peagi midagi tegema, ma olen juba piisavalt hea. Et üks asi on see, kus sa nagu adekvaatselt suudad hinnata ennast, aga noore inimesena mulle tundub, me tihtipeale ei suuda adekvaatselt hinnata, et kas see oli hea või halb, et meil on vaja ikkagi teist inimest või toimetust või nagu vanemaid või õpetajaid või mentoreid, kes suudavad kuidagi natukene meie tegemisi mingisugusesse nagu arusaadavamasse konstruktiivsesse konteksti panna. Et selles mõttes jah, jällegi, ärge kartke kriitikat, see ei ole üldse halb. Kuulajale sa just mainisid värsket rõhku, et ma lihtsalt omalt poolt ka ütlen, et kes on siis meie kooli inimesed, et just see aasta ilmus, vist oli 2 või 3 gümnasisti, nende looming ilmus värskes rõhus, et nice. Kui ei ole veel lugeja, kui ei ole veel kuulaja lugenud seda värsket rõhku, et siis minge, kas või ainult selle pärast. Kas sa tahad äkki nende nimesid ka öelda? Kui ma nüüd aus olen, ma tean ainult ühe nime kindlalt. Mul on idee, kes see teine võib olla, aga ma igaks juhuks ei hakka ütlema, sest ma ei taha ühte inimest esile tuua, aga nad, kui mul on õigus selle teise inimese osas, siis ma arvan, et need tekstid on head. Kahjuks siis ei ole veel lugenud, aga mõtlesin, et kui vabaneb hetk tekib, et siis loen. Absoluutselt, neil on nagu tegelikult suhteliselt palju inimesi kirjutab ja nad suhteliselt paljudele tegelikult ütlevad ära, et umbes 7% inimestest ei saa kohe esimese ropsuga sinna ajakirja sisse, mis tegelikult tähendabki seda, et nende autorite kvaliteet, keda sa praegu niimoodi kenasti mainisid ja mitte mainisid, see peab olema anonüümselt ja on tegelikult peab olema päris hea. Et selles mõttes, et jällegi aga see on tore kuulda, et ikkagi neid noori on, kes kirjutavad ja kes saadavad värskesse rõhku, et tegelikult on väga hariv ajakiri ja see, et sa kohe näed, vaata, kes kirjutab ja kuidas mõeldakse. See on lihtsalt põnev, nii noore kui vanema inimesena. Ma arvan, et seda võiks lugeda täiesti selles mõttes nagu ealistest iseärasustest sõltumata, et mis iganes vanus on, värske rõhku võib lugeda ükskõik kes. On nagu nii tegelikult mingis mõttes hea, tore ajakiri. Hakkame vaikselt, ma arvan, otsi kokku tõmbama, et see ajalimiit hakkab meil kätte jõudma. Sa mainisid enda teost, kes kardab Sveta Grigorjevat ja kas sul on sellele vastus? Kes siis kardab sind? Tuleb, et ainult mina veel kardan. Kogu aeg, kui iganes saadetesse ma ei lähe, siis kõik teavad kogu seda nalja, et mina küll korda Sveta Grigorjevat või nagu viimati käisin kirjandusministri saates, kirjandusminister meil on Mart Juur, eks ju, ja seal oli Alar Karise see raamatuklubi ja siis Alar Karis kohe nii kenas ütles, et no mina tahtsin ikka nagu tõestada, et mina ei karda Sveta Grigorjevat. Siis ma mingi, kas kõik teevad seda nalja nüüd nagu, mis asja, nagu aga tead, ma arvan, et meid kardavad ikkagi endiselt inimesed, kes ei ole iseendaga kuidagi nagu sina peal või heas suhtes iseendaga. Sest et mulle tundub, et kes kardab Sveta Grigorjevat nagu teosena, ta on ikkagi selline ood vabadusele, ood sellisele mitteküpsele teisiti mõtlemisele, ood sellisele punkarlusele, vaimsele punkarlusele, ood metsikule mõtlemisele. Ja inimene, kes ei tunne ennast selles nagu iseendana hästi, tema, ma arvan, kardab Sveta Grigorjevat, aga tegelikult ta ei karda mitte Sveta Grigorjevat, ta kardab seda ilu, seda väge, mida ta teab, et tas endas on olemas, aga ta mingitel põhjustel ei ole suutnud seda valla lasta. See on see, mida ta tegelikult kardab, mitte mind.
no nüüd, et see klišee nali on tehtud, nüüd ma arvan, et võime punkti peale panna sellele episoodile. Aitäh, Sveta, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ma loodan, et või no kindlasti kuulajad said siit paar väga head mõtted ära. No loodame. Paar on juba päris hästi. Paar on juba päris hästi. Aitäh kuulajad, aitäh Sveta ja järgmise episoodini. Tšau. Tšau.